tere, mina olen Kristina. Ja mina olen Liina. Me oleme kaks õpi- ja enesearengu huvilist naist, keda viis kokku eneseareng ja arengupartneritena oleme teinud aastaid omavahel inspireerivaid ja motiveerivaid videokõnesid, kus oleme jaganud oma õppimisi, oma õnnestumisi ja ebaõnnestumisi, taipamisi, raskusi ja rõõme. Nüüd mõtlesime, et miks hoida seda vaid endale, kui me saame jagada ka sinuga. Nii et tere tulemast kuulama podcasti. Õpime ja õnnestume ning vahel ka ebaõnnestume. Nii tore on jälle siin olla. Meil on täna juba 7. episood. Nii et ma kohe küsin, kas sa Liinaga tähistasid meie 6. pooleaastast sünnipäeva. Aga mina olin igatahes mega õnnelik ja tõesti, et me oleme nii järjepidevalt teinud seda ja mis see, küsisin enda käest, mis see minule on andnud ja uskumatult palju tegelikult taipamisi iseendale, et mis on tulnud siin teineteisega, eks ju, mitte ainult rääkides, vaid ka peegeldades. Me oleme tagasi üksteisele ka peegeldanud, mis enda mõtteid. See on aidanud mul ka mõtete korrastamist ja ka endaga rohkem tuttavaks saamist. Et see on see, mis mina olen siit podcasti tegemisest kaasa võtnud. Ja tere tulemast meie kuulajatele ja tere, Liina, kuidas sinul? Tere, Kristina. Oi ei, ma ei tähistanud, ma ei tulnudki selle peale. Kuigi oleks võinud ju tellida tordi, panna number 6 peale, on ju. Aga tähistan siis, kui võib-olla see number saab siis aasta täis, on ju. Et siis võiks küll tähistada. Et jaa, aga mul on ka hea meel jälle siin tagasi olla järgmise teemaga ja meil on täna päris kuum teema. Meil on täna kuum teema. Kristina, Ja mul tõesti just naersime hetk tagasi ka, et ma tunnen ennast täna kuidagi siukest, keha on kuum, et tuleb kuum teema ja võib-olla mõne jaoks ka tabuteema, et nüüd see on hästi-hästi huvitav, et kuidas nagu vaatame, kuhu me siin jõuame tänases episoodis ja vaatame, et kuidas sina seda tunned ja ka kohe ootan ka meie kuulajatelt, meie YouTube'i kanali jälgijatelt, kuidas nemad tunnevad seda. Me räägime täna rahast. ja ma loodan, et mul läheb ka see olemine kuumaks, ma võtsin kuuma joogi siia, sest minul on vastupidi sulle külm. Nii Mul on et keha kuum. Ma tunnen mu kõhet, aga olgem aus, ma tulin tegelikult hetk tagasi ka kõndimast, et tegin sellise keskpäevase ringi enne meie episoodi ja tunnen, et kuidas kehas veri ringleb ja eks see toob ka niisuguse õhetavad põsed praegu, aga läheme siit kuuma eh, teema, kuuma teema juurde. rahajutud täna. Rahajutud. Mis suhe on sinul, Liina, rahaga? Oh, see on nii hea küsimus, et ma olen mõelnud selle üle, et mul on erinevates eluetappides olnud täiesti erinev suhe rahaga. Ja nagu sa enne mainisid ka, et mõne jaoks on raha tabuteema, siis ma arvan, et kuni 2020 oli ka minu jaoks raha tabuteema. Pigem on see olnud alati midagi sellist, milles minu perekonnas ei räägita, millega seoses on erinevaid uskumusi mul olnud, ma ei teagi, kust need tulnud on. Ma ei ütleks, et need on tulnud perekonnast, aga kuidagi nagu laialt levinud ja üles kasvanud erinevate nende rahauskumuste seas, et raha kohta ei küsita, raha kohta ei räägita, seda numbrit ei avaldata. Varasemad töökohad ka on olnud enamasti, palganumber on konfidentsiaalne olnud, praegu ma mõtlen, et miks nagu miks ma ei tohi kolleegidega sellest rääkida. Aga võib-olla see on ka mingi nagu vana harjumus, ma ei oska öelda, kuidas praegu Eestis nende lepingutega on, aga kuidagi on olnud see alati nagu tabuteema. Ja 2020 aastal, kui ma enesearenguga alustasin, siis tegelikult miks ma üldse alustasin, oli see, et vestlus Kai Ojaga mul toona muutis ära uskumused rahast. Et ma kuidagi nagu tõukasin eemale kõiki igasuguseid rahateemasid. Rikas trigerdas mind pigem selles mõttes, et see on halb, kuidagi nagu
ma ei tea, miks, aga igasugused muinasjutud ka lapsest peale on mind töötlenud ja ma olen muinasjutte lugemist väga armastanud, et alati seal on need rikkad ja jõukad on pahad. nagu kuidagi see on tulnud ja kasvanud minuga. aga see rahaga suhe hetkel on mul hoopis teistsugune, et praegu ma julgen tunnistada, et ausalt öeldes ma armastan raha. aga ma ei ütleks, et see suhe on väga terve suhe selles mõttes, et ma alles siin sõbrapäeval kirjutasin iseendale andestuskirja, et ma olen teinud rahaga valesid otsuseid. nii et oli üht-teist endale ka andestada, aga samas ma nagu lugesin ka äh, mul on peaaegu läbi, on Raivo Heina termodünaamika teine seadusraamat ja seal ta väga palju räägib nagu, kuidas ta on ära selgitanud selle, et kuidas need füüsikaseadused ja loodusseadused kõik universumis, kuidas nagu need tema elus nagu rakendusid ja sealt ka tuleb väga palju rahateemasid välja ja siis raha on minu jaoks tegelikult midagi sellist, et kui ma loen ka seda raamatut, teine inimene siis on väga suurelt ebaõnnestunud rahaliste otsustega, aga ta on ka väga suurelt õnnestunud. nii et võib-olla isegi ma ütleks, et esiteks õpime ja ebaõnnestume, on ju, need rahalised õppetunnid on olnud vajalikud, kuigi alati nad miskipärast on olnud valusad, nii et mu suhe rahaga on hetkel selline, et ma armastan raha, aga ma õpin selles armu suhtes siis ka seda teist osapoolt paremini kohtlema hetkel. selline suhe on mul rahaga, kuidas sul on? nii huvitav ja Vastused. mõnus on sind kuulata, et rääkides, kohe vastan ka küsimusele, aga kuidas, kohe peegeldan tagasi, kuidas sa ütlesid seda, et muinasjuttudes ja ma mäletan, kuidas lapsepõlves oli ka seriaal, et rikkad nutavad. ah et jaa. oli, eks ju, nii et me igapäevaselt vaatasime, kuidas rikkad nutavad. et täiesti tegelikult see on ka üks osa programmeerimisest, alateadusprogrammeerimisest, et rikkad nutavad. et see on nagu nii huvitav, kuidas sa praegu tõid muinasjutu näite ja mul kohe tuli see, et oota, sihuke asi, selline seriaal oli ka ju. et hästi-hästi huvitav. minu suhe rahaga, meie kõige-kõige esimene episood algas sellega, kuidas ma ütlesin, et me hakkame rääkima taipamistest meie podcast ides ka, eks ju, et ja seal, et minu üks viimane taipamine sel hetkel oli, et kergelt tulnud raha võetakse minult ära, et ma töötan sellega. nii et praeguseks neid kergelt tulnud rahasid on olnud ja ma võtan neid rõõmuga vastu, et mida see kergelt tulnud rahaga tähendab, kuidas on universum mulle neid võimalusi siis andnud, on näiteks see, kuidas ma olen oma elukaaslastega läinud kõndima ja lihtsalt keset teed on olnud 20 eurot lihtsalt tulnud raha, et julgen võtta vastu ning ei karda, et keegi võtab selle mult nüüd ära. et see on kindlasti üks asi ja mõned päevad tagasi, kuna Hispaania on niisugune hästi loto armastaja riik, siis mõnikord ostan ka, sest mulle alati tuleb meelde see anekdoot või see nali, kuidas siis see mees käib kirikus palvetamas, et Jumal, saada mulle jackpot ja siis käib seal ja üldse ei võida ja siis lõpuks siis Jumal ütleb talle, et no osta see pilet lõpuks ära, et tema ei saa sulle ju anda seda jackpot'i, kui sa isegi piletit ei osta. et mina ka ikkagi loodan, et äkki ka mul õnnestub see jackpot ära kuskilt võita. et ma ei ole suur lotopiletite ostja, aga mõnikord ostan ja nüüd mõned päevad tagasi vaatasingi, et oi, et mul on siin telefoni kaante vahel 3 piletit ja läksin neid siis selle mõttega, et vaatame, kas tuleb või ei tule, kõigi pealt sain. et väiksed summad, aga kõigi pealt sain ja mõtlesin, et see tunne lihtsalt, et juhuu, isegi kui seal oli 2 eurot peal, siis oli, et jess, ma võitsin, et see tunne iseenesest on ju see, mis loob. nii et ka see oli kergelt tulnud raha ja eriti, et ta veel ka 3 erinevat piletit mul oli ja kõigi peal oli, siis see tuli kergelt ja võtsin väga hea meelega, armastusega, rõõmuga, hea tundega vastu selle raha ja
minu suhe kui selline rahaga on olnud ka kõikuv, et olen olnud kohas, kus on olnud, et raha on kurja juur, olen ka seda uskunud, see õnneks on minust välja juurdunud, seda ma absoluutselt ei usu enam. mina näen täna, et raha on midagi, mis laiendab võimalusi ja annab just nimelt valikuvabaduse. ma ütleks, minu jaoks number üks, mida raha annab, on valikuvabadus. Et ma saan valida siis ükskõik, mis on siis see, mida ma soovin parajasti valida, kas reisi, riideid, mõni kogemus, ma saan valida, kas ma lähen, millisesse spaasse ma lähen, millise küünetehniku ma valin, et see valikuvabadus tegelikult, raha annab väga palju seda võimaluste vabadust. Et kindlasti on see ja olen kogenud miljonäri staatust, et kogesin miljonäri staatust 2011 alguses, 2010 lõpp, 2011 algus, kui ma Bali saarel olin, et seal on numbrid tunduvalt suuremad ja seal ikkagi kogesin seda miljonäri staatust, et kui ikka pangast võtta välja raha ja vaatad, et oh, võtaks täna 3 miljonit välja, eks, et täielik miljonär ja see, kusjuures see tagasi mõeldes, see tekitab alati mulle naeratust, see tekitab minus väga mõnusat tunde ja seda enam, et minu Bali-reisi kogemus oli hästi-hästi tore, et meil oli 3 sõbrannat, 12 olime seal, võtsime 3 päevaks autojuhi ja kui meid siis viidi erinevatesse turismikohtadesse vaatama midagi, siis et üle tee saada tol hetkel, ma ei tea, kuidas praegu on, aga siis liiklus peatati, et saaks üle tee, no come on, ta täielik miljonär, eks ju, et raha on, liiklus peatatakse, oma autojuht, et kõik see, nii et ma ei ole kunagi raha vihanud, et kui sellist, aga ma olen kogenud seda väga-väga positiivset energiat ja pigem, mis ma ütleks, võib-olla mis negatiivne osa, kus ma olen tundnud, on pigem hirm, et ei ole piisavalt või ei tule piisavalt sisse, et kas ma saan ikka hakkama ja et raha on stressiallikas ja tegelikult mitte raha ei ole, vaid see, et kas teda on ikka piisavalt. Et ma näen Mhm. tegelikult seda täna sedasi, et mitte raha ise ei ole see stressiallikas või kurjajuur, vaid see, kas teda on siis piisavalt, et ma saaksin nii-öelda just nagu ütlesin, et kas ma saan valida seda, mida ma tahan. Mhm. Ja ma ise ka tegelikult, kui me räägime nendest hirmudest, siis üks hirm, mis mul on olnud ka tegelikult, on hirm vaesuse ees. Ja miks mul see hirm on olnud, et ma olen tegelikult ka oma elus mingi hetk tundnud seda vaesust, et ma mäletan, et kunagi ma olin juba kodust välja kolinud, ma elasin linnast väljas umbes 10 kilomeetrit, mul oli auto, millega ma sain tööle käia ja oli korduvalt selline periood, kus ma võtsin mõnikord kuu lõpus puhkust, sest mul ei olnud bensiini jaoks raha, et ma saaks tööle minna ja bussipeatus oli 2 kilomeetri kaugusel. nii et see nagu oli hästi nagu sihuke kehv kogemus ja ma mäletan, et ma ei julgenud ka siis ema käest küsida, ema siis elas sel hetkel Soomes, aga kuidagi ikka mingi hetk tuli välja ja kuidagi ta vist sai aru, et ma seal kurb istun kodus, söön tatart, mitte et tatar nüüd vaesuse näitaja oleks, aga no tegelikult oli tatar ja kiirnuudlid on ju, mis oli olemas ja kuidagi siis ema ikka nendel perioodidel aitas. Aga sellest ajast peale on kuidagi jäänud natuke, et ma ei taha sellist asja enam nagu kogeda. kuigi kui ma mõtlen nüüd ka nende muinasjuttude peale, on ju, et võib-olla need on ka loodud sellise mõttega, et näidata, et kes siis on nagu vaesemat elu elavad, et näidata neile, et see ei olegi ainult nii halb ja praegu tegelikult ma näen seda ka hoopis teise vaatenurgaga, et jah, vaesus ei ole tingimata halb, see on midagi ebamugavat meie jaoks, sest me tunneme, et me ei saa siis nii-öelda seda valikuvabadust või otsustusvabadust endale nagu lubada. aga tegelikult esimene asi, mis ma olen avastanud ka siin Egiptuses näiteks, on hästi palju on näha seda, et jõukad perekonnad, kus on ikka noh, väga jõukad inimesed üldiselt siin lubavad endale nii-öelda siukse nänni koju lastele
ongi nagu nänni, kes elab siis nende majas või korteris, kus on nänni jaoks eraldi tuba ja siis enamus ajast see nänni tegeleb. kui ma näen siin poes, need perekonnad käivad, siis alati nänni tassib last, nänni tassib neid seljakotte, nänni kiigub lapsega mänguväljakul ja kui ma käisin siin Hannakohal mänguväljakul ükskord, siis oli seal kaks kiiku, meie kõrval kiikus üks väike poiss, nänni kiikutas teda ja see poiss oli lihtsalt seal nagu kurb niimoodi. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et jõukus tihtipeale ei ole ka nagu selles mõttes alati hea, tihtipeale jõukad vanemad on ka päris nagu hõivatud või siis nad lähevad sellesse mugavustsooni teed, et nad võtavad siis kellegi teise oma lapsega tegelema. aga tegelikult laps on kõige õnnelikum ju ikkagi vanemaga. ja ma lugesin hiljuti ka teist lugesin küll ühte raamatut, mis on välja tulemas, väga hea raamat Eestis, et kus ka tegelikult laps läks halvale teele, sellepärast et jõukatel vanematel, eliitkoolis õppiv laps, siis jõukatel vanematel ei olnud siis lapsel jaoks nagu aega. et tihtipeale see ei ole nagu vaesus, ei ole nagu halb asi, aga samas kui me oskame sealt võtta nagu need õppetunnid või kui me oskame seda teise pilguga vaadata, et see on millegiks nagu hea ka ja sorry, ma kohe lasen sul ka rääkida aga ma räägi. räägin ühe mõtte siin ka veel ära, et minu meelest ma kunagi kuulasin Marlen Annabel Kubri ühte mingit jagamist, võib-olla oli see mingi podcast, kus ta rääkis ka sellest, et tihtipeale, kes saavutavad hästi palju suuri asju elus, nagu suuri tulemusi, rahalisi, on ka tihtipeale need, kes on lapsepõlves äärmuslikku vaesust kogenud, ehk siis need, kes tulevad nii-öelda nagu keskklassist, nendel ei ole see motivatsioon nii suur või kõrge siis sinna pürgida. ja ma olen selles mõttes oma paralleele tõmmanud siin ka, et mina olen täiesti niisugusest väga Eesti keskmisest perest, ma ei olnud vaene, ma ei olnud rikas et olen mõelnud ka, et võib-olla see nagu motivatsioon siis midagi nii suurt ära teha ei ole olnud nii kõrge, kui võib-olla on nendel mõnedel, kes on vaesuses olnud. aga muidugi see ei kehti nagu kõigi kohta, ma tean, et aga tihtipeale nagu, kui ma loen ka mingeid edulugusid, alles hiljuti ka lugesin, kuidas üks mees teenis tohutuid miljoneid, ta oli ikkagi väga vaesest perest pärit, on ju, et see on lapsepõlves andnud mingi tugeva emotsiooni ja see on pannud nagu kuidagi siis töötama selle nimel, aga, aga jah, jõudsin hirmust nüüd hoopis selliste kohtade vaesuse hirmust, et tegelikult teinekord on selle vaesuse kogemine nagu vajalik, et sealt midagi nagu õppida. Mhm. Ma arvan, et see on hästi iga vaatenurga küsimus, eks ju, et mida tähendab tegelikult, mis see vaene on või kes on vaene või kes on rikas või kes on jõukas, et see siin ma usun, et on hästi, iga inimene peab endale otsa vaatama, et mida see tema jaoks tähendab, et mis on see, millest me praegu täpselt räägime, eks ju, kas me räägime vaesusest kui sellest, et mul on, ma ei tea, natukene toitu ja endal on kõht tühi ja lastel on täidetud kõhud, eks ole, või me räägime täiesti niisugusest, ma ei tea, India pildist, kus ma ei tea, ongi rentslid tänavatel ja et inimesed just, et see nüüd olenebki hästi selle inimest, et kuidas seda vastu võtta. ja mina näiteks seda ka, et noh, vaatenurga koht jälle, et laps, nänni, eks ju, lapsehoidja võtmine, et esiteks seal oleneb ka sellest, ma usun, et mis on nende vanemate mõte või missioon või eesmärk, eks, et tihti näiteks, kui ma praegu mõtlen tagasi, mina olen ka hästi täiesti tavalisest keskmisest Eesti perest, kuidas minu ja minu vennaga näiteks oli väga palju hoopis meie vanaema, sellepärast et minu vanemad olid tavaliselt tööl ja minu ema on pagarkondiiter, ikka veel on pagarkondiiter ja siis oli ka ja see, et aga tol ajal, kui mina veel laps olin, siis ta käis tihti ka ööses vahetuses tööl, mis tähendas seda, et ta öösiti ei olnud, eks ju, kodus, et ta tegi, et ja päeval, kui ta tuli, näiteks hommikul jõudis koju, siis ta läks kõigepealt magama üldse, et ka see koht, et mis on need kuidas, miks ta tegelikult seda tegi, on ju see, et hoida pere üleval, et see raha ikka tuleks üldse sisse, eks ju, see oli tema töö. tema töö oli selline, et raha sisse tulla, nii et need, kellel on see lapsehoidja võimalus, siis tihti on ka see, et need vanemad lihtsalt töötavad ka selle nimel, et nende lastel oleks tulevikus parem ja võib-olla tõesti, noh, sellega ma olen nõus, et igal juhul kõik lapsed tahaks, et nende vanemad oleks nendega, eks ju, mitte siis nii-öelda see lapsehoidja, aga
kuidas on elu korraldatud, et millised on ka võib-olla ongi, et kui sa ütlesid, et sinul kui keskmisest perest tulnud ei ole sellist motivatsiooni, me ei tea, kust nemad on tulnud ja võib-olla nemad on just tulnudki selles kohas, kus nad nüüd tahavad anda endast kõik, et nende lapsed ei peaks kogema seda, mida nemad kogesid. et see on Mhm. hästi, noh, me ei tea kunagi tausta ja sellepärast, et ei taha ka hinnangut anda, aga absoluutselt võimalused, millised on võimalused, et Jah. Ja ma olen näinud ka tõesti seda, ka. et on inimesi, kes, ma tean inimesi, kes lasevad endal nii-öelda selja vastu seina, et see nii-öelda motivatsioon tekiks, on ju. Mhm, Kes riskivad rahaga suurelt, siis kannavad suuri kaotusi, aga tegelikult siis ka see nii-öelda risk, see paneb neid uuesti selle summa nii-öelda tagasi tooma ja mhm. rohkemgi veel, on ju. ja jah, kui ma praegu mõtlen, ma tean päris mitmeid neid inimesi, ka Eesti tuntud inimeste seas, kes on rääkinud oma rahalugusid, kuidas nad nagu no täiesti müstilisi summasid on tegelikult kaotanud ja, ja see tegelikult on motiveerinud neid nagu siis töötama selle nimel, et sealt välja tulla. Mulle meeldib see, kuidas meie alateadvus sõna kaotusele tegelikult reageerib, et kõik, mida me kaotame, siis me Mhm. hakkame seda uuesti otsima ja me saame selle tagasi. et kas see toimib iga eluvaldkonna juures, et kui sa praegu, me räägime küll rahast, eks, sellepärast, aga miks ei ole näiteks hea öelda, kui keegi hakkab dieeti pidama, et ma kaotan kaalu, sest alateadvus ütleb, oot, sa kaotad või otsime ülesse, otsime kohe ülesse ja tegelikult see on üks põhjuseid, miks väga kiiresti tuleb kaal pärast tagasi. et Mhm. aga see toimib samamoodi ka rahamaailmas, et kui me raha nii-öelda kaotame, siis Mhm. tegelikult see tuleb tagasi, see tuleb tagasi. et lihtsalt peab uskuma, see ei tule üleöö tagasi, võib tulla, ei, aga ei pruugi tulla üleöö tagasi, aga lihtsalt kõik, mis läheb välja, tuleb tagasi. kõik, mis me kaotame, tuleb igal juhul tagasi. et see on Mhm. ringlus, ka raha on kogu aeg ringluses, loodus meie ümber on ringluses ja see, et raha üldse välja lasta, nüüd ongi taaskord mõtteviisi koht, kas ma kaotasin selle või ma ongi, et ma lasin ta ringlusesse ja kõik, mis on ringluses, tuleb ringiga minu juurde tagasi. võib-olla tuleb veel rohkem tagasi. eks samamoodi kui näiteks on investeeringud, tegelikult see on risk, kas ma saan tagasi või ei saa tagasi ja kui ühes kohas kaotan, siis teises kohas võib tulla topelt või kolmekordselt. et Mhm. ega sellisel viisil. Jah. Mulle meeldib see mõte tegelikult, et issand, see mõte läks mul nüüd kaotsi. jätka sina. kõik, mis kaotatab tagasi. Jah. et mõte tuleb tagasi. tuleb tagasi. kui sa rääkisid enda vaesuse hirmust, siis ma mõtlesin, et mis on see koht, kus näiteks, mida mina kõige rohkem rahaga seoses kardan, ei olegi niivõrd see sõna vaesus ise, ma ei resoneeru sellega, et ma ei tunne seda, et ma kardaks seda, aga mis mind näiteks käivitab, mis on see minu motivaator, on see, et ma ei taha olla ülalpeetav. et Mm. minu jaoks see raha olemasolu annab mulle ka kindlustunde või tähendab, ma tunnen ennast kindlamana, kui mul on olemas raha ja ma ei pea olema ülalpeetav, sest ma olen seda juba tegelikult ka kogenud ja see ei ole üldse hea. see on täpselt see koht, kus kui oli, siis ma jõuan jälle sinna pandeemia enda töötuse staatusesse, kus ma saingi täpselt üüriraha. see oli ainukene, mis ma sain nii-öelda toetusena tuli sisse ja tegelikult minu elukaaslane nii-öelda pidas mind üleval, eks ju, et toit oleks olemas, et muud arved saaks makstud, et mina olin ainult nii-öelda voodi eest maksin, eks, et katus oleks pea kohal, enda osa ja ainult enda osa, et üürirahast enda poole maksin ära ja oli ka kõik ja see tunne, et ma ei saa kohe mitte midagi endale lubada ja mitte midagi ise otsustada, noh, see minu jaoks on, see ei olnud tore kogemus, see ei olnud üldse hea kogemus ja ma tunnen, et ma pigem pelgan seda, et ma olen ülalpeetav.
et ma see Mhm. tunnen, et see paneb mind täiesti kuskile nii-öelda vangi täiesti, just, et ma just tahtsingi, see sõna vangi oli mul ka keele peal, sest ma olen ka seda tundnud mingi hetk kunagi oma elus ja ma mäletan, et siis ma pingutasin selle nimel, et ma kogusin endale tagavara ja siis tegelikult oli mul ka see vabadus nii-öelda lahkuda sealt, kus ma tegelikult ei soovinud olla. ehk siis see mhm. raha annab selle vabaduse ja kui öeldakse, et raha eest nagu õnne ei osta, siis no tegelikult, sorry, minu meelest ostab ostab ikka, sest ma tean, et rahal ei ole siis mingit tähtsust, kui sa oled näiteks haige või mis iganes, on ju, ja elu lõpus ka keegi ei loe sul pangakontot või nii, aga tegelikult sa ikkagi saad kas või mingi vabadus siis lahkuda sealt, kus sa ei soovi olla või minna sinna, liikuda edasi, teha ise mingeid valikuid iseenda järgi. ehk siis ma arvan, et eriti oluline on just nagu ka naistel sellele mõelda, et naised tihtipeale on ka nagu võib-olla, ma tean mitmeid naisi, ma õnneks ei ole selles kohas olnud, aga kes on nii-öelda majandusliku vägivalla käes nii-öelda nagu kannatavad, et nad ongi nagu sõltuvad mingist kaaslasest, kes siis ka toetab selle olukorra jätkumist, Mhm. et nad ei saaks siis ära minna seal, kus nad tegelikult olla ei taha. Õnneks ma seda ei ole kogenud, aga tegelikult naiste rahaline vabadus on minu meelest ka üks nagu väga oluline asi ja südameasi, et see tagavara teeb nagu nii-öelda rahulikuks, ütleme nii, et mis iganes juhtub, kaotad töö. kuigi seda ma nagu ei karda, et ma töö kaotan. seda ma ei ole kunagi kartnud, sest kuidagi mul on olnud alati see mõte, et ma olen valmis nagu peaaegu ükskõik mida tegema, no mitte päris ükskõik mida, aga ma olen valmis raha eest ka nõusid pesema, kui on nagu vajadus, et ajutiselt teenida, ehk siis ma olen nõus nagu pingutama, et seda raha teenida. aga siit koha pealt tekkis mõte mul küsida, et mis sa arvad, kas raha teenimiseks peab pingutama või rasket tööd tegema? Ei, ma ei usu seda. Mul on see uskumus ka olnud, sest ma olen näinud, kuidas minu peres on just seesama, eks ju, mis ma ka tõin näite, et vanemad olid tööl ja kui minu vanemad ei olnud parajasti tööl, siis mu vanaema oli tööl. vanaema töötas täiesti enda 80-ndateni, et nüüd ta lõpuks on kodus. nii et tervitan sind, kui sa kuulad, et nüüd ta on kodus, aga alati ja mitme koha peal ja alati pingutanud. minu vanem on ka selline, kes on käinud välismaal tööl, et maksta minu kõrgkool kinni, nii et ta on nagu pingutanud päriselt, et raha teenida. aga ma usun, et seda on võimalik ka kerguses luua. ma ei arva, et raha on see, eks ju, et nüüd ma lihtsalt panen silmad kinni, manifesteerin, raha tuleb kergelt ja ongi kõik. et ma usun, et see pingutus on minu jaoks saanud uue tähenduse. see tähendab minu jaoks pingutama raha teenimise nimel tähendab seda, et ma küsin pigem, et millist väärtust ma saan anda raha eest, et mis on see, mida ma saan teha raha eest, et mulle siis tuleks siis sissetulek, et ma ei peaks siin pingutama sel viisil, et mul on veri ninast väljas. et see on see koht, kus ma tunnen, et see on muutunud ja ma olen täna tegelikult sellises kohas, kus mul on see ajaline vabadus olemas ja mul on olemas ka, ma olen kogenud seda, kui kergelt tegelikult raha tuleb, kui see väärtus, mis ma annan, on ka, eks ju, seal taga, et ei ole see, et tule anna mulle raha, kindlasti mitte seda, vaid ma tahan ka, et inimene saaks selle eest. ma ei ole kunagi oodanud, et ma lihtsalt niisama saaks, Mhm. aga et selles mõttes on ikkagi see pingutus kui selline seal olemas, eks, et ma Mhm. ikkagi teen, aga et seesmiselt on see kergus. et mis ma tunnen, on ka see, et kui näiteks, kui sa küsid, et kas peab raske tööga tulema, siis ma usun, et see sõna, see raske töö võib tulla ka sellest, kui teha midagi, mis mulle ei meeldi ja sealt hoopis tuleb see raskuse tunne, mitte nii-öelda nagu niivõrd see vastumeelsus. füüsiline, just see vastumeelsus, mitte just see füüsiline, sest väga paljudel meeldib teha füüsilist tööd ja why not, las nad teevad seda, aga see tuleb neil kergusega.
et kui me Mhm. räägime selliselt, nii et ma usun, et see tänapäeval minu puhul vähemalt enam ei kehti, et raha peab tulema rasket tööd tehes. Mhm. mis mulle praegu meeldis sinu selles selgituses, on ka see, mis võib-olla natukene andis seda teist vaatenurka, sest mõnikord mulle tundub, et Eesti enesearengu maastikul ja mitte ainult Eesti, vaid ka mujal liiga palju nagu pööratakse sellele tähelepanu, et manifesteeri nüüd raha ja kõik tuleb, onju. Et ta tulebki nagu niisama, et võib-olla nagu see mõnikord nagu äh, jätab inimestele, kes sellesse teemasse ei süvene, selle mulje, et see ongi niimoodi võimalik luua ja siis nad istuvadki iga päev Pomm. manifesteerivad oma seda lotovõitu, onju. et, et ma usun ikkagi nagu sellesse, et ma võib-olla natuke nii palju sellesse kergusesse ei usu kui sina, võib-olla see on üks mu rahauskumus, onju. aga mulle tundub, et nagu ilma pingutuseta mingil maal nagu ei saa midagi nagu hästi saavutada, et kuskil nagu peab seda pingutust tegema, aga mulle meeldis väga see sinu selgitus, et see raskus on nagu hoopis midagi muud, et see on nagu vastumeelsus, vaid pigem nagu ütleme nii, et ma olen ka oma elus nagu pingutanud mingitel perioodidel, teinud ikka tohutult tunde pannud sisse, ületunnitööd ja saavutanud siis ka rahalist edu ja ma ei ütleks, et see tuli nagu raske tööga, vaid tegelikult see motivatsioon minu sees oli nii kõrge, et tegelikult see andis mulle selle kerguse. aga Mhm. tegelikult pikas perspektiivis ta hakkas ka läbi põletama. ehk siis ma arvan, et mingi perioodi me, mina usun seda, et mingi perioodi me võikski pingutada nagu nii-öelda mitte nina verist väljas, ma ei taha seda öelda, aga anda endast nagu nii-öelda kõik või panna sinna nagu rohkem aega sisse. aga see on kindlasti nii, et sellist pingutust saad teha ainult ajaliselt teatud perioodi, sest Mhm. sul tuleb inimvõimete piir nagu ette, onju. aga mul on kuidagi see uskumus, et mingit niisugust pingutusperioodi see nagu nõuab, aga samas see ei pea olema raske, sellepärast et su motivatsioon on lihtsalt nii kõrge Mhm. et et sealt motivatsioonist sa saad nagu selle energia, et nagu see mõte on. ma mõtlen praegu sellele ka, et me mõlemad oleme vaadanud Bob Proctorist hiljutist filmi, seda Bob Proctor Legacy Movie Just. Mhm. või see pealkiri on teine, siis mis mulle jäi ka seal kõrva, on see, et rahalise edu nimel ka tema tegelikult, ta tegi palju tööd ja nii-öelda nagu pani sinna palju aega sisse ja tegelikult, mis oli oluline, mis mul jäi seal silma, et rahalise edu nimel sa pead olema valmis millegist loobuma. ja siin tuleb jälle see tähelepanu perekonnale on ju sisse, sest ka tema oma elus nii-öelda, siis nii-öelda tal abielu lagunes, on ju, ta ei olnud lastega nii palju koos, tema pojad räägivad seal filmis, et aga mida ta tegi hästi targasti, oli see, et ei olnud küll kvantitatiivselt seda aega isaga palju koos, aga kui nad olid isaga koos, siis see oli nagu maksimumkvaliteetne jällegi, onju, et ta kompenseeris nii-öelda sellega nagu, et ta oli nagu 100% kohal ja pööras nendele nagu tähelepanu, et ta ei olnud nagu nendega koos olles nagu eemalolev. et ta ikkagi nagu, ta pidi elus millegist loobuma, et jõuda sinna, kuhu ta siis lõpuks jõudis, onju. et ma loen seda ka nagu mingiks pingutuseks, aga, aga see ka, ma ei saa öelda ka, mulle tundub, et see ei tulnud tema jaoks nii-öelda raskelt, sest seal ei olnud seda raskuse vastumeelsust nagu sees, onju. Et Mhm. mulle nii meeldis, kui sa selle mõtte nagu sisse tõid praegu, et see raskus ei ole tegelikult see, mida me võib-olla pealiskaudselt nagu näeme, onju. Mul tekkis, noh, ma olen selline, kellel hakkab kohe pilt, eks ju, jooksma. kui sa rääkisid sellest pingutusest, siis mul tekkis kohe pilt, et isegi kui me võtame, eks ju, rakulka ja me seda kivi, eks ju, lendu laskma, me peame tõmbama selle kummi pingesse korraks, et siis ta läheb kergusega, see kivi seal lendama. nii et see ongi see hetk, kuna sa ütlesid ka sihuke hetkeks pingutama või mingi hetk pingutama, et see ongi korda. just see tõmbamise koht, eks ju, kus ma tõmban ta pingesse selle kummi, enne kui siis see kivi läheb siit lendu. et Mhm. ma olen sellega nõus, ma olen tegelikult hästi nõus sellega, et ongi see, et kas sa oled nõus tegema neid samme nüüd selle nimel, eks, et
edasi liikuda oma eesmärkide poole, et me räägime täna rahast, et ka see, sest raha on see tulemus, ta on lihtsalt tulemus selle eest, mis teenustoodet sa siis pakud. Et kas Mhm. sa oled nõus neid samme tegema, tegelikult need sammud ongi need pingutused, eks, et see on täpselt sama koht, mitte ei istu diivanil, ei tee raha tuleb, minul ei kergusega, eks, ja siis ta lihtsalt voolab sinna, vaid see pingutus ongi see, et sa teed neid samme tegelikult, aga see kergus seal sees, ma ei taha öelda, et tuleb kergelt, vaid kergus sees täpselt seesama koht, mitte vastumeelselt tegutsedes, vaid sa tead, Mhm. et ma teen selle sammu ära ja siis tegelikult ta tuleb ikkagi sinu juurde tasuna siis. jah, et ma rahana sa usun. pead raha loomiseks või siis rahalise olukorra parendamiseks sa Mhm, peaksid nagu mugavustsoonist nii-öelda välja tulema, oma piire nihutama, inimesena kasvama kindlasti ja raha, mina usun ka, et raha on ka nagu see tagajärg ja kuigi ta võib mingist vaatenurgast olla ka tegelikult põhjus on ju mingiteks asjadeks, aga noh, see oleneb vaatenurgast, aga mhm, üldiselt, kuidas raha tuleb, ta tuleb millegi tagajärjel ja mulle meeldib, ma püüan meelde tuletada selle ühe mõtte Bob Proctorilt, mis on mulle ka väga meeldinud, et see the amount of money that you earn, see summa raha, mida sa teenid, on alati võrdelises seoses sellega, kui suur, esiteks kui suur on vajadus selle järgi, mida sa teed, mhm. kui hea sa oled selles, mida sa teed ja mis see kas sind kolmas on võimalik asendada? Mhm, ja kas sind on võimalik asendada, on ju. ja esimene see, et kas see on vajalik, mida sa teed, kui suur on vajadus selle järgi, enamus asjade järgi on vajadus olemas, on ju. siis teine mhm, punkt, et kui hästi sa seda teed, siis ja kolmas kui raske sind on asendada, ehk siis kui hästi sa seda teed, kui sa selle teise punkti eest, esimene on nagunii olemas, on ju, vajadus. kui sa selle mhm, teise punkti eest, et kui hästi hea sa selles oled, kui sa selle eest kannad hoolt, siis see kolmas tuleb iseenesest, et kui raske sind on asendada, on ju. ehk siis saa nii-öelda parimaks selles, mida sa teed ja kui sa muudkui seda kogu aeg lihvid, siis tegelikult sa oledki asendamatu, et kui me mõtleme näiteks ka neid, mulle meeldib mõelda ka mingi kuulsatele lauljatele või tippjalgpalluritele. vajadus on olemas selle järgi on ju, inimesed tahavad kontserditel käia, inimesed vaatavad jalgpalli. aga nemad, oma oskused, nad on nii heaks need lihvinud, et neile makstaksegi väga palju, sellepärast et neid siis nagu näha ja neid on raske asendada, on ju. ja kõik see võti on selles oma nii-öelda oskuste lihvimises, on ju. et mis iganes sa teed meie püüe peaks olema saada selles parimaks ja siis tegelikult tuleb see tagajärg, tuleb, raha tuleb järgi nagu sinna, onju. aga mhm. lihtsalt keskenduda sellele, sa oled parim. Sa tõid praegu nii head nii-öelda need näited siia, et nii spordis, eks ju, noh, kõige kuulsam üldse ongi jalgpall ja ka näiteks popmuusika või noh, mitte popmuusika, vaid üldse muusika Mhm. valdkonnas see raha tuleb kergelt, millised rahasummad seal liikumas on, eks see tuleb kergelt. mis on see pingutus seal, ongi see, et kui me räägime Mhm. muusikast, eks ju, lauljatest, nad peavad treenima enda häält, nad peavad Mhm. olema, eks ju, hoolitsema enda hääle eest ja see on see pingutuse osa. kas see tähendab seda, et ka just sõpradega pidutsemisest onju, selle asemel et trenni minna. just, ja ka jalgpallis, eks see, kes vaatab jalgpalli, võib ka mõelda, et nii kergelt tuleb, ajab seda palli seal platsil taga ja ongi kõik, eks ju, ja raha lihtsalt tuleb ja kui me räägime, eks ju, siin päris nendest tipptegijatest, nad magavad ja raha muudkui tiksub nende Mhm. arvele, tuleb väga kergelt tuleb, et aga lihtsalt tulebki, aga see, mis töö tegelikult seal taga on tegelikult väga suur ja lihtsalt ja mitte ainult see, et ta seal jookseb palli järgi või laulab, eks, vaid ka mindset, ikkagi mõtteviis on ka see ja mis on see, ka see jällegi, et mis nad nagu teevad sellega, et mida mina näen kindlasti, mis minus muutis väga palju eh, väga palju suurelt ühe uskumuse ära, oli see, et kui ma mõtlesin, et no jaa, et ongi siuksed jalgpallurid, et rikkad ja lihtsalt võtavad raha endale, elavad villades, eks ju, ja peavad pidu, siis kui ma sain teada, et kui palju nad tegelikult annetavad ja kui suured näiteks, eks ju, Cristiano Ronaldo ka, et ta annetab tegelikult väga suuri summasid
vähihaigetele lastele ja vähihaigele laste haiglatele, siis minu jaoks see oli näiteks kindlasti üks suur nihe üldse selles, et jõukad oleks ahned või küüned enda poole, siis tegelikult ma ei olnud teadlik sellest, kui palju tegelikult sealt läheb heategevusse, et ei ole Mhm. ainult see, et ainult enda lähedased saaks selliseks, vaid tegelikult see missioon on seal palju suurem taga. nii et jooksku edasi selle palli jällegi et jooksku edasi. kuidas, kui me räägime siin rahast ja praegu eks ju sellest, et kuidas nad saavad raha, kas sinul on kerge raha küsida või mida see tähendab sinu jaoks, raha küsimine? Mm, raha küsimine ei ole mu jaoks kerge olnud, sellepärast et see, ma arvan, et see tuleb ikka sellest, et see on kuidagi nagu tabu või nagu öeldakse, et naistel on suurem ka see nii-öelda petturisündroom kui meestel üldiselt on ju. et kas ma ikka olen seda väärt ja nii edasi, kindlasti on see ajas nagu kergemaks läinud nii-öelda, et panna siis hinnasilt asjadel külge ja küsida selle eest raha, aga üldiselt tegelikult ma nagu olen ikka tohutult valmis nagu võimlema lihtsalt sellepärast, et kedagi aidata lihtsalt aitamise pärast aga siis tegelikult peab ennast vahepeal maa peale tagasi tooma, et okei, mul on vaja elada ka, onju, et ma pean kuidagi selle selektsiooni tegema ja mul on ka see kogemus olnud sellega, et ma panin ennast nii-öelda tasuta aitamisega nii kinni, et ma ei saanud mingeid tasulisi asju teha ja siis ma olin nii-öelda läbipõlemise ääre peal, et ägasin, et mul on liiga palju teha. tegelikult oleks võinud sel hetkel nagu hinda tõsta ja see hinna tõstmine nagu oleks siis selekteerinud välja selle, et kuidas mu koormusega nagu on ju. Aga see kuidagi mingi tohutu hea meel või hea tunne sellest, et ma saan kellelegi kasulik olla, see oli nagu nii nagu suur. et see ei ütlemine nagu selle koha pealt on olnud nagu raske ja nii-öelda selle raha küsimine, aga ma püüan paremaks saada selles, kuidas. nii samastusin praegu sinuga nii samastusin sinuga, et mina ka, et hästi, mul on olnud see päästja sündroom siis nii suur, et ma olen alati, kui keegi küsib abi, siis kohe tahan aidata ja praegu mul välgatas, pirn läks põlema. Kus Mhm. viganed, laita sealt tule ja aita. see on Mhm. nii tugevalt sees järelikult, et Mhm. tunnen, et oh, issand, mul on praegu sihuke taipamise hetk, üks hetk. just seesama, et tuleb ka minul hästi suur nii-öelda see päästesündroom, et ma alati tahan aidata, kui keegi küsib, siis ma aitan, kui keegi ei küsi, ikka tahan aidata, et kui ma näen, siis kohe tahaks aidata ja ma otsustasin täitsa vist selle aasta alguses noh, me oleme ikkagi kuskil märtsi lõpus praegu, kui me siin salvestame ja kui episood ilmub, eks, aga ütleme 2026 alguses, kui ma märkasin seda, kui väga ma kogu aeg üritan kedagi päästa, siis ma otsustasin, ma enam ei tee seda. Ma lihtsalt otsustasin, ma enam ei tee seda ja ma sain aru, et ainukene, keda on vaja päästa, olen mina ise. mitte seda, et ma kuskil nüüd mingi augus olen ja et appikene, tulge päästke, aga näiteks kui midagi tuleb üles, et ma siis see hetk on see, et okei, ma märkan seda, ma töötan iseendaga, ma teen iseenda need protsessid läbi, kui vaja, küsin abi, eks, aga mitte see, et kui ma näen kedagi, et keegi ütleb midagi, oh, kuule, sul on see uskumus, ma kuulsin praegu, et muuda see ära ja kohe näed, kuidas midagi muutub või siis kuidagi kedagi teist, eks ju, kohe aidata. otsustasin, ma ei tee seda enam ja universum kohe andis mulle hästi palju võimalusi, kas sa päriselt mõtled seda ja tulid ka sõnumid, et kas sa saaksid mind aidata. ja kuna sa ka ütlesid praegu, Liina, et kust mul see samastumise koht tuli, oligi see, et sa hästi palju tegid tasuta, et lihtsalt peast saaks kedagi aidata ja tegelikult see teeb nagu väga hea tunde. absoluutselt, sellega ma olen nõus, see annab väga hea tunde, et sa saad kedagi aidata. aga ka minu puhul, et kui hea meelega teen asju tasuta, aga lõpuks on see, et need tasud, kui minu põhitöö on inimestega töötamine, siis kui ma sellest nagu üldse mitte midagi ei küsiks ja lihtsalt heast südamest kogu aeg kedagi aitaks ja aitaks kellelgi lahendada midagi, siis
ma varsti olekski seal, millest me rääkisime, eks ju, kuskil palmi all istuks ja imeks näppu, et mul ei oleks seda sissetulekut ja see, kuna see on minu põhitöö, siis ma pean ennast nii palju väärtustama, et selle eest raha küsida. ma ei küsi raha endale, vaid ma küsin enda töö eest seda vastavat tasu ja et ma ju ei küsi seda raha selleks, et ma saaks selle kuskile kappi ära peita või pangakontole panna, vaid et ma saaksin selle eest elada, et mul oleks katus pea kohal, et mul oleks toit laual ja olgem ausad, tahaks ikkagi midagi ilusat ka. et ei üldse ei varja, et ei tee tööd ainult selle jaoks, et toit oleks ja katus, eks ju, vaid ka, et saaks endale lubada, et ma saaks enda pere külastada, et ma saaksin lennata, et absoluutselt kõige jaoks on vaja, nii et ma tahan saada raha selle jaoks, et ma saaksin teda uuesti ringlusesse lasta. Et Mhm. absoluutselt tahan seda ja nagu ma ütlesin, et universum andis kohe mulle võimaluse, et tuligi sõnumeid on saanud, et kas sa saaksid mul aidata lahendada ühte asja või teist asja, siis ma otsustasin, et kuigi ma väga oleks tahtnud öelda jah, siis ma saatsin enda teenuse nimekirjad, saatsin hinnad ja hea meelega vahetan siis kellegi aitamiseks või lahendamiseks siis ikkagi enda aega raha vastu. Et Mhm. seda ma olen teinud küll ja ma tunnen ka seda, et mida see otsus minuga on teinud, ma tunnen, et esiteks minu enda väärtus, enesehinnang on tõusnud sellest ja ma olen ka tõstnud, kui sa rääkisid ka, eks ju, hindadest, ma olen tõstnud päris kardinaalselt tegelikult ja väga kiiresti enda hindasid, siis mida hinnatõus minu jaoks tihti tähendab seda, et ma tahan veel paremaks saada selles, mida ma teen. ehk siis see number 2 punkt, mis sa tõid välja, eks, et saa Mhm. heaks selles, mis sa oled ja mina olen ka selline, kes kogu aeg õpib midagi juurde, et saada kvaliteeti veel paremaks. Olen Mhm. õppinud aeglasemalt rääkima, veel rohkem kuulama ja mitte niivõrd palju siis appi tõttama, vaid just nimelt vastu peegeldama ja et inimene ise leiaks need vastused ikkagi enda sees, sest see on minu töö. Mhm. Ja et samas ma ei taha siin ka öelda seda, et kui ma ei taha, et jääks ka nagu vale mulje, et see tasuta andmine on nüüd nagu nii vale või niimoodi, et ma samas nagu pean õigeks, et kui sa oled algaja, näiteks mina praegu alustan uues valdkonnas, on ju, et ma nagu pean seda tegelikult ka oluliseks, et ma olen valmis midagi tasuta pakkuma ka, sest teinekord see tasuta alguses toob mulle nii palju muud tagasi, näiteks ta saab kogemuse, ta toob mulle midagi portfooliosse, ta annab mulle tagasisidet, nii et alguses nagu mis iganes asjaga nagu alustada, siis tegelikult on okei minu arvates ka teha mingit tasuta praktikat või tööd, aga minu jaoks on oluline see, et sellel peab olema mingi piir, et sa ei saa nagu lõputult jääda seda tegema, et ma tean küll, minevikus mul on olnud kliente, kes on muudkui jäänud kellelegi tasuta tegema, nad kardavad nüüd küsida, mis siis saab, kui ma nüüd panen hinnasildi külge, äkki kaovad ära. okei, kaovadki, aga sa saad sealt selle kogemuse, loodetavasti ka enesekindluse tegelikult peaks saama, on ju, et Mhm, sa suudad neid asju teha ja siis tegelikult peaks olema ka enesekindlust juba mingit hinda küsida. Ja hinna mhm, tõstmisega sa rääkisid ka, et sa oled järk-järgult nagu tõstnud üsna küll kiiresti, aga minu meelest ka see peab nagu tulema kuidagi järk-järgult, sa ei saa kohe nagu minna tohutult kõrge hinnaga minu meelest turul lajatama, sellepärast et võib-olla sind nagu ei usaldata veel, sa ei pruugi müüa sellega, kui sa nagu kohe liiga kõrgeks lähed, on ju, kõrgelt alustad, on ju. et alguses kuidagi võib-olla nagu see järk-järgult kasvamine, isegi kui sa kiiresti tõstad hinda, aga sa ikkagi tõstad, on ju, järk-järgult kasvamine, see on nagu ka minu jaoks nagu oluline, et sa nagu kohe väga kõrge hinnaga ei sisene turule, on ju. et mida sina ka ei teinud ju minu arvates. ei teinud ja ma no, kohati olen nõus, kohati ei ole praegu nõus, et seesama, et oleneb see, et hind, mis teenus on, oleneb sellest, et kuidas sa ikkagi ennast väärtustad ja see on väga palju mõtteviisis, enda mõtteviisis, et oleneb, mis asjaga turule tullakse või mis on siis see teenus, mida sa pakud. Et Mhm. ma usun, et siin oleneb väga palju sellest, et mis on nüüd see toode või teenus, mis see siis turule tuleb, et eks see annab ka selle hinna
hinna seal, oleneb siis sellest, mis hind tuleb. Oh nii, nüüd läksid sõnad sassi. aga oleneb, me mis hind nagu see tuleb. positsioneerime, aga just. tegelikult on ka see, et sa nagu, minu meelest see indikaator on see, et kui sa nagu müüd liiga kergusega, siis on kindlasti vaja nagu seda tõsta. Ja jah, kui jah. üldse ei müü, siis võib-olla on see märk nagu sellest, et mitte, et hind on kõrge, vaid et sa peaksid nagu rohkem pingutama selle nimel, et nii-öelda seda sihtgruppi siis veenda, et see asi on seda väärt, on ju Mhm. et, et see hind ei pruugi kõrge olla. Hind on kõrge, kui sa ei suuda seda maha müüa, aga see ei tähenda, et sa pead hinda alandama, vaid tegelikult võib-olla sa pead pingutama hoopis, et nii-öelda seda inimesed saaksid ka aru, et inimesed näeksid, et see on seda nagu väärt, on ju. just, et oleneb, mis see väärtus on, et kas on, eks ju, keskturu käekott või on sul Prada käekott mõlemad on käekotid. et mis see hind seal on, eks ju, et oleneb, kes see sinu sihtgrupp siis on. et kas sa ostad sealt 10 euroga või ostad sa 3500-ga käekotti, et Just, oleneb, aga kes see see turg on. sihtgrupp on ja siis, et jah, sihtgrupp just. keskturu käekoti sa pakudki keskturul, et Prada kotti keskturul sa ei paku, on ju, sest muidugi seal sa ei müü seda, sest seal ei liigu see sihtgrupp, on ju. just. Et sa pead siis ka kuidagi nagu jõudma nende inimesteni, kes siis on seda Pradat nagu valmis vaatama või kuskil seal nagu liikuma, on ju. et just. mis ma tahtsin tegelikult öelda veel siia juurde, et mis mind hästi-hästi kõnetas, et just selle tasuta asjade või tasuta teenuse pakkumise puhul, et ja mina ka absoluutselt, kui ma õppisin alles coach'iks, siis ma hõiskasin välja, et teen tasuta praktikat 3 inimesele ja kui ma nägin, et kui ma sain 24 avaldust, siis mul hakkas see, et mul lõi see päästja välja, eks, et tegelikult on minu võimekus rohkem ja ma tegelikult tegin tasuta 6 inimesega. nii et 6 inimest hoopis võtsin, et absoluutselt muidugi olen nõus aga mis ma sealt vastu sain, ma sain kogemuse vastu, ma sain tagasisidet sealt vastu ja minu enda enesekindluse ka tegelikult tõusis ja ma sain veel rohkem kindlust sealt, et ma teen midagi, mida ma tõesti armastan. et see oli kindlasti see koht, kus ma sain selle viimase kirstordil, jah, ma olen õigel teel. et absoluutselt, et tasuta nii-öelda praktika mõttes ma olen nõus, et seda võiks teha ja just et kogemuse saamiseks, aga nagu sa ka ütlesid, et panna piirid, et kui kaua ja minu piir oli see, et ma teen 3 kuud seda, et võtan 3 kuud ja sest kuigi mulle soovitati, et tee ühekordne kõne, siis ma tundsin, et ühekordne kõne ei ole minu eesmärk, et minu eesmärk ei ole teha tegelikult ühekordseid kõnesid, mida ma teen ka praegu laser coaching una, üks probleem, vaatame ühele asjale sisse, et tegeleme selle ühe asjaga 1 tunni jooksul. okei, aga see ei ole see, millega ma tahaksin pikemalt teha. minu eesmärk on päriselt inimene liikuma saada, et ta päriselt saaks ka mingeid tulemusi, et ma näeksin ka, et ta need tulemused hakkab saama, et muidu coach idel üks paha asi on see, et kui me tihti ei näe, mis need tulemused sealt pärast edasi tulevad, kui töö on tehtud, siis sellised pikaajalised coaching ud, et 3+ kuud, et ma praegu teen 3-seid, teen väga sellist, kes otsivad alles ennast, kes tahavad teada, mis on nende nii-öelda kired, mis on nende eesmärgid, et see üldse saaks paika, on mul hetkel 3-kuulist, aga minu kõik, et sealt edasi tegelikult minna ka 6-kuulist, siis 6 kuud on selline, kus sa juba tegelikult hakkad nägema ka mingeid tulemusi. et ja neid, no et saada kogemust pikaajalisest, siis mina otsustasingi, et mina teen praktika 3-kuulise, mitte siis ühekordseid kõnesid seal 10 tükki teha, et pigem 3 kuud, et ma näeksin, et midagi hakkaks üldse liikuma, kuidas üldse minuga koostöö on, milliste inimestega ma üldse tahan teha, millised on need probleemid, millega ma soovin siis edasi minna. ja ma näen ka täna näiteks, et minu kirg ei ole üldse mingite probleemide lahendamine, vaid just see, et saaks eesmärgid paika, et saaks sinnapoole hakata liikuma ja et tekiks mõnus voolamine liikumisse. et ja just just, see mulle nii praktikas. meeldib see, sa tõid selle näite, et coaching us ei tule ka nagu need tulemused nii-öelda kohe, on ju. Sest nagu me teame, me teame kõik
meie siin vähemalt teeme loodusseadusi, on ju, kõigil on idanemisperiood et kui sa täna paned seemne mulda, siis see võtab aega, et sealt nagu puu kasvab. ja täpselt samamoodi on kõige muuga ka, mina täpselt samamoodi näen enda tegutsemisvaldkonnas ehk siis turunduses ka täpselt samamoodi, et sa pead nagu, see nõuab mingi hetk mingit seda tööd ja need tulemused hakkavad siis hiljem nagu välja paistma, on ju. ja need ei ole iga kord täpselt nagu coaching ul, et ei ole igaühele standardlahendust, täpselt samamoodi turunduses. sa pead Mhm. nagu katsetama, vaatama, mis sellel inimesel toimib, tegema sealt nagu otsuseid järjest, et okei, millega me niimoodi edasi liigume, siis vastavalt tulemustele, vastavalt erinevatele strateegiatele siis liikuma nagu edasi, et täpselt samamoodi, et see võtab nagu aega, et ei saa neid tulemusi niimoodi nipsust, kuigi me tihtipeale seda tahame ja paljud inimesed just sellepärast ei hakkagi liikuma, et nad ei näe koheseid tulemusi või nad annavad nii-öelda kohe alla. kaalulangus on üks asi väga populaarne, et kui see dieet mulle siin nädalaga 3 kilo maha ei too, mõttetu või annab alla, onju. et kuidagi see tundub nagu nii kauge ja saavutamatu, Mhm. et tihtipeale me ei hakkagi nagu liikuma, vaid tegelikult on olulised nagu need väiksed sammud, järjepidevus nagu ka coaching us, see järjepidev töö iseendale ja siis järsku need asjad kõik nagu kivimüür on ju. järsku sa paned kivi kivi haaval, võib-olla üks kivi päevas, aga ühel päeval on see sul kindel müür on ju, et nii ta on. meil hakkab juba tund täis saama. Varsti-varsti, meil on natuke veel aega, Liina, lase edasi. me saame veel natuke rääkida. ma avastasin järsku, et aeg on nii kiiresti lennanud. saame veel. kui me räägime siin õnnestumistest ja ebaõnnestumistest, siis milline on sinu rahaline ämber, kas sul on mõni rahaline ämber ka olnud? ja just nagu, just rääkisime siin ka, kui me alustasime, siis ma ütlesin, kirjutasin andestuskirja, et ma olen teinud valesid otsuseid. ma ei hakkasin välja tooma, kuhu ma olen investeerinud, aga ma olen investeerides teinud valesid otsuseid küll, et kuhu siis see raha paigutada, et kui targalt sellega ümber käia ja no paratamatult on see nii, et tihtipeale nagu neid kuidas oleks õige olnud, näed sa tagantjärgi. et kui me oleme näiteks, ma ei tea, elus oleme ristteel, meil ei ole ühtegi märki, et me teaks, kuhu suunas nüüd peame edasi liikuma. me peamegi lihtsalt hakkama neid teesid järsku läbi katsetama, et kas see viib sinna, kas see viib sinna või see on ju. mõnikord läheb õnneks, on kohe see esimene tee viib õigesse kohta, aga teinekord pead kõik need 3 erinevat siis teed enne läbi proovima, enne kui siis see neljas nagu õige on, onju. et kindlasti on olnud siin valesid nii-öelda. no tegelikult see vale on nii suhteline ikka, et absoluutselt. mõned koolitused, kuhu võib-olla ei oleks pidanud investeerima, aga samas ikkagi nagu ma õppisin neist midagi väga olulist, on ikkagi pärast mingis suures pildis väga oluline. võib-olla mingid muud raha paigutamise otsused oleks võinud teisiti teha, et ma ei hakka kindlaid investeeringukohti või mingeid koolitusi välja tooma, sest nagu võib-olla mõnel teisel on need otsused nagu väga tulusad olnud, aga võib-olla ka ma oleks soovinud olla targem selles, et kuidas panna nagu raha paremini raha juurde tooma, nii-öelda raha enda jaoks nagu tööle, on ju. et ei ole rahul sellega, kuidas ma olen need otsused teinud, aga ma tean, et minu jaoks see rahulolematus on ikkagi nagu see edasiviiv jõud, et nagu vaatan siis suuri tegijaid, kes suurelt ebaõnnestuda julgevad, siis tegelikult no, neil on ka võimalus suurelt õnnestuda, on ju, Mhm. et tulevad ka minu suured õnnestumised ehk ma usun tegelikult, ma päriselt usun, et tulevad, onju, sest need õppetunnid, mida saanud olen, et no need on ju kuidagi ikkagi, nad on ju mõjutanud oluliselt ja siuksed suured ebaõnnestumised tihti annavad nagu siukse nii emotsionaalse kogemuse, et Mhm. et need kogemused paratamatult jäävad meelde, onju, nagu me rääkisime ka välismaal elamise episoodis, et jah. keelega onju, et kui sa ütled mingi sõna korra nii valesti, siis sul läheb eluks ajaks meelde, et sa seda enam nagu ei tee, onju, sedasama viga. et täpselt samamoodi on rahaga tegelikult, lihtsalt õpid ja mõnda ämbrit kolistadki 2 korda, 3 korda. just. kätte saad, siis läheb paremini. meeldib see kõla ja konn-koll. ämbri kõla ja
ja ma taaskord, et taas samastan sellega, et võib-olla kõige suuremad ämbrid ongi olnud see, et investeerinud koolitustesse, mida ma lihtsalt ei kasuta, et selles, Mm. mida need teadmised, mis ma olen saanud, ma ei kasuta neid täna, et miks ma ei kasuta, sest ma olen edasi lihtsalt oma elus liikunud ja Mm. teises suunas ja mitte ainult ma ei räägi praegu online koolitustest, vaid üldse koolitustest, et ka siin Tenerifel elades ka noh, ma ei tea, kinnisvaramaakleriks, eks ju, ma ka sinna küll õppisin ühe osa sellest nii-öelda tasuta, kus koolitati välja, aga ma tahtsin ju ikkagi veel paremaks saada, seega võtsin ka tasulisi koolitusi juurde ja no täna ma ei tegele sellega, eks võiks öelda, et justkui oleks ämber, aga me Mhm. rääkisime sellest ka just varasematel episoodidel, et tegelikult see on andnud mulle kogemuse, ma tean nüüd, kui keeruline ja kuivõrd palju tööd tegelikult nõuab üks kinnisvara nii-öelda see taustatöö maakleril, et kus käia, mis paberid, mis fotod, kuhu, mis panna, kõik need tekstid, särgid, värgid, eks ju, marketing, kõik turundus seal taga, et tegelikult see on väga suur töö ja selle kogemuse ma sain, nii et justkui ei ole ämber, aga tegelikult ma praegu ei tegele sellega, siis justkui oleks ämber. et kindlasti see ja ka rahalised otsused, mõned nii-öelda investeeringud, kus hüppasin pea ees vette ja siis täna mõtlen, et tegelikult oleks sellega võinud nagu midagi palju paremat teha, aga samas ma ei mäleta, kes seda ütles mulle, et siin ma jään täiesti nagu vastuse võlgu, aga kuskilt ma igatahes kuulsin seda, et kui sa saad öösel rahulikult magada, siis lase sellest lihtsalt lahti, et ära hoia seda süümetunnet või seda süümekat enda sees ja ära ole enda peale pahane, et kui sa täna saad magada ja tegelikult see sinu elu täna ei mõjuta otseselt, siis lase sellest lahti, sest mis sa tegid, sa lasid raha ringlusesse, see on Mhm. jõudnud kuhugi, eks, ja kõik, mis läheb välja, see tuleb tagasi. nii et ega ma sellepärast, minu pangaarve ei jäänud sellepärast tühjaks, endiselt tuleb sinna raha peale nii et nullis ta ei ole, nii et ei tasu sellesse kinni jääda, et issand jumal, kui rumal ma olin, miks ma sellise investeeringu tegin, et nüüd lähen sellest rahast ilma. Ta läks, ta tuli kuskilt mujalt tagasi, eks, et ta ikkagi tuleb tagasi alati, et mulle meeldib väga see, et ringlusesse, ka meie veri on alati ringluses, kui ta jääks südamesse kinni, siis oleks infarkt, eks ju, südameatakk, et kui oleks seal ühes kohas kinni, et ta on ringluses ja me hingame ka sisse ja välja, et tõmban hinge Ja. sisse, lasen jälle välja, jälle uuesti sisse, nii et igal juhul see tuleb tagasi ja ka looduses, eks ju, et vihma saaks sadada, ta peab kõigepealt üles aurama ja siis ta jälle sajab alla, nii et kõik on ringluses. et kui sa saad öösel magada, see sind otseselt täna ei mõjuta, siis lase sellest lahti, sest kergus on see, energeetiline kergus on see tegelikult, mis toob uuesti raha sinu juurde tagasi. Just. Ja üks kogemus, mida mul õnneks ei ole, ma loodan, et kunagi ei tule, on skämmerite kogemus, et nende küüsi langeda, et ma loodan ka, et need, kellel on kahjuks olnud see kogemus, et te olete ka valmis sellest õppima ja edasi liikuma, et kahjuks on liiga palju kuulda neid, kes on selle küüsi langenud, et siis õppekoht, aga kindlasti valus ja loodan, et meil seda kogemust ei tule. nagu sa, Liina, tegelikult ütlesid, eks ju, et need noh, taas nii-öelda see, et kui sa oled mingi sõna valesti öelnud, siis see jääb sulle meelde, eks, ja kui see on selle näpu sinna kui laps paneb näpu küünlaleegi sisse, ta saab sellest haiget, aga ta ei Mm. pane mitte kunagi rohkem seda sinna. et mis mina tunnen, võib-olla, mis ma tahaks öelda, et ei pea olema ettevaatlik, aga peab olema väga tähelepanelik. ehk siis Just. mida tähendab tähelepanelik, sest ettevaatlikkus tegelikult loob hirmu, et oi-oi, ma ei tohi seda teha ja äkki juhtub nii, mitte seda, vaid just nimelt see tähelepanelikkus, et ole uudishimulik, kuhu, kuidas, miks, küsi küsimusi ja mitte ainult, eks ju, sealt, kuhu sa hakkad siis nii-öelda teed selle väljamineku, vaid ka enda käest ka, et kas ma saan magada, mis on, muidu ma ei ole suur riskianalüüsi, aga võib-olla siin oleks see koht, kui ma küsin endalt ikkagi taas sellesama küsimuse, et kui ma sellest nüüd ilma jään, kuidas see minu elu mõjutab, et kui seal on ikkagi see mõju olemas nii suur, siis tasub olla tähelepanelik.
et pigem olla uudishimulik ja tähelepanelik. ma arvan, see on geniaalne mõte, millega lõpetada. on meil aeg täis. Nii tore oli, Riina, sinuga rääkida rahast ja ma ise tunnen, et oh, nii mõnus kergus on tegelikult sees ja niivõrd palju tegelikult on veel mõtteid, mida saaks raha kohta rääkida. Et väga-väga mõnus ja sain ka taas taipamisi ja panin endale mõned mõtted siia kirja, nii et ma olen lihtsalt mega-mega tänulik tänase episoodi eest ja ootan põnevusega seda, et mida meie vaatajad-kuulajad arvavad, et ja mis mõtteid siit täna üldse sai. ja avaldage kommentaarides enda arvamust võib-olla mõne teema kohta, mis te siit leidsite, midagi, mis jäi kõrva, midagi, millega te üldse ei nõustu. Mulle alati meeldivad ka sellised kommentaarid, mis siis ei ole takkakiitvad, vaid siis toovad mingi teise vaatenurga esile, sest mulle alati meeldib ka neid teisi vaatenurki analüüsida ja mõnikord ma isegi kui äge on ju tegelikult enda vaatenurga mõnest asjast muuta ja eriti head meelt teeb meile endiselt ka see, kui te vajutate meie kanalites, kas siis Spotify's või Youtube'is subscribe, kommenteerite, jagate edasi neid episoode, jagate meiega oma kogemusi, nii et eriti tore seda vaadata ja näha, kui teile miski korda läheb, siis andke sellest ka märku ja aitäh, et kuulate. aitäh minu poolt ka ja kohtume ja kuuleme juba järgmises episoodis. Tšau. tšau, tšau.